Meie läheme edasi. Eakate ja puuetega inimeste iseseisva turvalisuse elamise lahendused. Paavo Ala, kes on Meditech Estonia tegevjuht, on siis järgmine ettekanne taas. Siin on meil lausa 20 minutit seda aega, nii et jah. Tänan, Hannes, sind sissejuhatuse eest, et püüan seda aega mitte kurjasti kasutada ja tuleb tõdeda, et siinpool saali on palju teistmoodi olla kui seal saali taga, aga ja väga suur rõõm on näha siin võrdlemisi noori inimesi, keda huvitab eakate ja ka puuetega inimeste käekäik ja heaolu. Et kui Meelis rääkis meile täna siin natukene tulevikutehnoloogiatest ja robotitest ja asjadest, mida me võib-olla nii palju käega katsunud ei ole, siis mina räägin pigem asjadest, mis on juba väga kaua olemas olnud ja annan teile ülevaate ja ma võin kohe lasta ka ringi käia, et see nii teoreetiline oleks, et te saaksite ise ka näha ja katsuda siin päris hoolekandetelefoni, päris häirenuppu, Hannes võib selle ringi lasta edasi käia. Kui vajutate, ei juhtu midagi, sellepärast et see komplekt ei ole sisse lülitatud, aga ma kohe räägin, mis juhtub, kui inimene seda oma kodus vajutab. Lühidalt siis 2009 aasta hakkasime pihta oma kapitalil Eesti meeste poolt, sotsiaalselt mõtlevate, nagu me oleme ja miks me seda teeme, et me teemegi seda selleks, et selleks ajaks, kui me ise nii vanaks ja väetiks jääme, et meil läheb vaja selliseid lahendusi, nagu näiteks häirenuputeenus või ravimidosaatorid või muud iseseisvat elamist toetavad lahendused, et need oleksid Eestis, tollal neid ei olnud olemas, et need oleks selleks ajaks, kui me oleme nii vanad, need oleks normaalsed, igapäevased vastuvõetud teenused. 2010 siis hakkasime esimesena üle Eesti seda teenust osutama. Tallinna linn oli tolleks ajaks 2007 aastast juba seda teenust oma jõududega ja päris mitme partneriga koos osutanud. Ja me oleme ka sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku aktiivne liige algusest peale. Me teeme koostööd päris paljude omavalitsustega, tõsi, ütleme väheste omavalitsustega, et umbes veerandiga neist või natukene rohkem. Kui ma tegin siin rasvaseks, esimene rasvane Rakvere linn, kes täpselt 9 aastat sai nüüd täis Rakvere linnale, oleme me teenust osutanud või Rakvere linna eakaid hoidnud ja oma kodus turvaliselt juba alates 2012 septembrist. Ja Tallinn-Tartu on meie teised suuremad koostööpartnerid, aga kui te tunnete siin ära mõne omavalitsuse, siis see koostöö tähendab seda, et me oleme nendel 1–500 inimest häirenupu või muude iseseisvat elamist toetavate lahendustega kodus aitamas. Mis see meie missioon ja uskumine on, et miks me seda teeme, ongi siis see, et me tahame tagada igale inimesele, sõltumata tema east, puudest või muudest iseärasustest, võimalikult turvalise elu tema enda armsaks saanud kodus. Ja see uskumus, miks me seda teeme, on siis see, et me tõesti usume, et ka eakatel ja puuetega inimestel on iseseisev ja turvaline elu võimalik. Millega me seda siis teeme, on siin mõned häirenuputeenus, ravimidosaator, elektrilised pliidivalvurid, asukoha tuvastajad ja muud lahendused, millest ma räägiks peaasjalikult sellest häirenuputeenusest, mis teil ka siin ringi käib, et kellele me seda siis osutame. Näiteks Leidale. Leida oli tollal, kui see pilt tehti, 93-aastane tragi vanaproua, elas Sakus koos ilusas suures majas, koos tütre ja tolle pojaga, lapselapsega siis, ja muidu käis tibusid talitamas ja tahtis talvel libedaga õues käia ja kõik nii edasi, ja aeg-ajalt ikka juhtus, et kukub või on mingi muu tervisemure ja tütar, kes siis riigiasutuses tal töötas, helistas emale aeg-ajalt koju, et veenduda, kas temaga on kõik korras. Ja kui nüüd proua oli seal teleka ette või raadio äärde tukkuma jäänud, siis oli tütrel veel suurem mure, et appi ma pean nüüd lõuna ajal koju sõitma, Tallinnas Sakku, vaatan, et emaga kõik korras, magab lihtsalt teleka ees, lähen jälle tööle tagasi, pärast ei julgenud poest läbigi minna, et jälle kiiresti koju, kas kõik on korras. Saku vallaga koos me panime prouale nupu käele, sai tema tütar rahulikult oma töid tegemisi teha ja südamerahus koju tulla. Et kes selle teenuse peamiselt kasutajad ongi siis eakad, füüsilise puudega isikud ja selle teenuse tellijaks ongi kas siis omavalitsus või meiesugused hoolivad lapsed, lapselapsed.
Meil on füüsilise puudega inimesi Eestis ligi 60 000. Vananevast elanikkonnast me juba teame, et kui meil siin oli umbes veerand miljonit 65 pluss vanuses inimest, loomulikult 65-aastased kaugeltki mitte kõik ega enamuski ei vaja veel häirenuputeenust, aga meil on 19-aastaseid ratastoolis, tütarlapsi, meil on kõige vanem hoolealune on olnud Rakveres 107-aastane proua muuseas. Teda enam paraku meiega küll ei ole. Ehk siis fakt on see, et elanikkond vananeb igal pool, Eestis, Baltikumis, Skandinaavias, Euroopas, kõikjal, ja sellega meil tuleb hakkama saada ja siin räägiti enne ka just, et kodus elamist võimaldavaid teenuseid ja lahendusi, nende tähtsus kasvab iga aastaga. See häirenupu teenus, või ütleme, need häirenupu seadmed ei ole meie Nokia ega jalgratas, me ei ole seda ise välja mõelnud. Soomes on üle 35 aastaga tänaseks umbes selliseid nuppe, nagu teil ringi käivad käe peal kandmas 80 000 inimest, Rootsis 160 000 inimest. Kui me nüüd jätame kõrvale siin Eesti ajaloolise, sotsiaalse, majandusliku mahajäämuse, siis Eestis meil tegelikult vajadus täna võiks olla umbes 20 000 inimest, et see on sellises arenenud ühiskonnas üldjuhul, kus on normaaljaotus inimeste vanuseline, on see 1,5–1,6% elanikkonnast. Millega me siis seda aitame, et seesama hoolekandatelefon on sisuliselt nagu käedvaba telefoniaparaat, mille paneme inimesele kesksele kohale koju ja mille kaudu siis toimub suhtlus meie kõnekeskuse operaatoritega. Siin juures on siis näiteks selline häirenupp, mis on kukkumisanduriga häirenupp. See, mis teil seal ringi käib, on nii-öelda tavaline ilma kukkumisandurita häirenupp. Siin on suitsuandurid, mis on ühendatud selle sama hoolekandatelefoniga ja nii edasi, aga põhikomplekt on, ütleme, tänapäeval kõige popim on selline kukkumisanduriga häirenupp, mis jällegi, nagu siin eelnevalt ka räägiti, et on tehnoloogiad või need asjad ei näe välja sellised, et nagu need tossud, et ta ei paista nagu oleks mingi eaka või puudega inimese toss. Häirenupp samamoodi, ma arvan, et enamus ei ütleks, et mul ei ole nutikell, vaid üldjuhul eakale mõeldud abivahend käe peal. Kuidas see teenus töötab, on see, et kui inimene oma kodus, kus ta enamus aega valdavalt veedab mõned 100% ajast, kus ta enamus aega mõned ka 100% ajast veedavad üksinda, kui seal midagi temaga juhtub, on see kukkumine, õnnetus, terviserike, 84% on need kukkumised, et me kõik kukume aeg-ajalt, et siin presidendi käest küsiti ka, et kui tihti te rattaga kukkunud olete, ta ütles, et 1000 kordi, et me kõik kukume, meie nooremad inimesed tõuseme püsti, pühime põlved puhtaks ja liigume edasi üldjuhul. Eakad oma väetist, kätejõust või suurest kehakaalust või millest iganes tulenevalt, kui nemad isegi külili vajuvad, nad ei pruugi saada ennast üles aidata iseseisvalt. Ehk siis ongi see häirenupp, see üks nupuvajutus või kui kukkumisandur selle kukkumise tuvastab ja kui inimene ise enam ei liiguta, nii et võib-olla isegi meelemärkuse kaotusega lõppenud kukkumine, siis algab häirekõne meie kõnekeskusesse, operaator vastab, suhtleb selle hoolekandatelefoni vahendusel, püüab selgeks teha, mis seal siis juhtus, vahel enamustel olukordadel õnneks on nii, kas see nupuvajutus tehakse kogemata, kas see tehakse nii-öelda tahtlikult, et kontrollida, kas ikka kõik töötab ja on hästi. Keegi selle peale ei pahanda, et meil on pigem hea meel, et me ütleme ka, et häirenupp on nagu kindlustus. Hea, kui on teil olemas, väga hea, kui seda teil kunagi tarvis ei lähe ja halvasti on siis, kui läheks vaja ja seda ei ole. Et me julgustame ka inimesi, et kui see nupp on teil käe peal, te elate kuid või kas või aastaid sellega, et siin patarei kestab siin sellel nupul 3 aastat, sellel nupul, mis siin ringi käib, 5-6 aastat, seda ei lähegi inimesel tavaliselt vaja ja kui tal tekib kõhklus või mõte, et kas see ikka mul töötab käe peal, et ta ei tiksu, ei vilgu, et vajutage nuppu, saage operaatoriga ühendust, saate südamerahu tagasi, et kõik on hästi, elate edasi ja see kindlustunne juba annab selle meelerahu, et ma ei ole päris üksi siin kodus või ma ei jää üksi, kui ma hätta satun. Teine variant, et kui nüüd ongi olukord, et kus on tarvis inimesel abi, siis
me teame tema lähedaste sugulaste, naabrite, sotsiaaltöötaja, kelle iganes kokkulepitud usaldusisikute kontakte või Tallinnas on meie enda ööpäevaringne ekipaaž, kelle me siis sinna füüsiliselt appi saadame. Kui operaator tuvastab, et seal kohapeal on inimesel vaja kas kiirabi või Päästeametit või politseid, kutsume nemad kohe välja läbi häirekeskuse ja informeerime ka siis kontaktisikut, et tema tuleks ja teeks siis ukse lahti või Tallinnas on siis meie enda ekipaaž, kes siis läheb seda tegema. Me oleme kiirabi väljakutseid teinud nüüdseks tublisti üle 100 konna, me oleme politsei väljakutse pidanud õnneks tegema ühe korra Türil, oli mingisugune väidetavalt vana võla klaarimise olukord seal ja Päästeametit tuletõrje või tulekahju mõttes ei ole me õnneks pidanud kordagi välja kutsuma. Mis me oleme siis selle ligi 19 aastaga teinud on, et me oleme käsitlenud üle ligi 10 000 häirekõne, nendest ligi 4000 olukorda on sellised, kus oli vaja koha peal päris füüsilist abi, et kas läksime meie appi või saatsime sinna siis lähedase appi. Ja me teame, me oleme ükshaaval loendanud ise, kus meil on antud tagasisidet nende nii-öelda elupäästmisolukordade kohta, et jumal tänatud, et see häirenupp mu vanaemal või isal käe peal oli, et kui seda poleks olnud, ta ei oleks enam meiega. Et see on see, kus, ja need on need, mida me ise nii-öelda absoluutselt mitte peale tungivalt ei küsi, et need on need, mis on meile täiesti vabatahtlikult ise antud. Ma arvan, neid tegelikult on kordades rohkem, aga need on need olukorrad, mis toovad meile sära silma, vahel ka pisara ja innustavad meid jätkama sellega, mida me teeme. Mõne sõnaga kokkuvõttes erinevate vaatenurkade alt, et miks on häirenuppu teenus hea. Rootsis oli 8-9 aastat tagasi viidud läbi uuring selle kohta, et eakad hooldekodus hääbuvad kiiresti. Ja meie selle 11-aastase tegevuse jooksul ma julgen ka öelda, et 95% eakaid on need, kes ütlevad, et mina olen oma kodus elu lõpuni, see on kõige kallim koht mulle, ma ei taha lastele tüliks minna, nende juurde kolida, veel vähem tahan ma hooldekoju minna. See on siis suurem kindlustunne eakal endal, kõige lihtsam abikutsumisvahend, üks nupuvajutus, ülejäänu eest juba hoolitsevad teised inimesed, et siin ei ole mingit numbrite meelespidamist või klahvide vaiutamist või mingit muud sellist keerukat. Ja meelerahu annab ta siis kogu perele, et kui ongi meil Eestis veel võrdlemisi vähe inimesi, kes selliseid häirenuppe kannavad, siis tegelikult me mõjutame positiivselt väga paljude rohkemate heaolu ja hingerahu. Et iga hoolaluse kohta nii umbes keskmiselt on 3-4 inimest, kes temast hoolivad ja kes saavad rahulikult nagu selle leida tütar ja lapselaps ja teised hoolivad lähedased ka oma elu elada ja toimetada oma tegevusi. Kui koduhooldustöötaja igas omavalitsuses peab koduhooldusteenus olema, kui koduhooldustöötaja käib näiteks esmaspäeval ja käib neljapäeval, et ei juhtuks niimoodi, et nagu Pärnu Postimehest võis siin lugeda jälle aastaid tagasi, et mul on patsiendid kukkunud küll, et läheb see sama koduhooldustöötaja seal peale esmaspäevast visiiti neljapäeval oma võtmega sisse, ütleb, vaatab, uks nagu liigub, aga lahti ei lähe, proua teisel pool pikali maas. Kaua ta seal olnud on, kes teab? Et just, et vältida selliseid pikki piinlemisi, asjatuid tüsistusi ja kõike muud sellist kuni surmani välja, ongi üks nupuvajutus, mis võib ka elu päästa. Ehk siis see tõstab ka omavalitsuste koduhooldusteenuse kvaliteeti kindlasti. Vähendades ka tervishoiusüsteemi koormust ja kulutusi, et täpselt need samad pikaajalised tüsistused, mis tulevad kukkumistest, alajahtumine, vedelikupuudus, ma arvan, et sotsiaaltöö tegijad teevad minust väga palju paremini, mis erinevad hädad kõik inimesel peale tulevad, kui ta mitu tundi või me teame siin ööpäevi, 3 ööpäeva oli üks Jõelähtme proua oma külmal köögipõrandal pikali maas ja kui me läksime temale juurde Jõelähtme valla sotsiaaltöötajaga häirenuppu käe peale panema valla poolt, valla kulul, siis ma mäletan väga hästi seda poolt tundi, mis me seisime selle sama põranda peal ja minul hakkasid selle ajaga, kui me teda veensime, et see nupp on ikkagi tema heaoluks ja talle vajalik,
ta põtkis seal vastu, et äkki on seda ikka kellelgi teisel rohkem tarvis ja tal on ju tegelikult telefon olemas ja mäletamata siis või tahtmata mäletada seda olukorda, mis temaga paar kuud tagasi seal samas köögis juhtus, et ta oli seal 3 ööpäeva pikali maas. Kuni tuli ainus sugulane, kes käiski regulaarsusega tema juures ja avastas ja kutsus kiirabi ja turgutati ta üles ja õnneks ta sai koju tagasi. Võimaldab ka siis hoolduskoormusega pereliikmel tööl käia, endale palgatulu teenida, riigile maksutulu teenida. Kui me räägime rahast, siis ei saa loomulikult võrrelda häirenupp ei potitaid, ei süüa, ei lao puid, aga kui ta aitab jällegi inimesel elada kodus kas või mõnda aega, kas või 6 kuud või aasta või 2 enne, et kolida hooldekoju, siis see hinnavahe on ka siin 10 kordades. Ja jällegi tulles tagasi selle juurde, et see on nüüd täiesti olemasolev, ennast aastakümnetega tõestanud lahendus vananeva elanikkonna jaoks. Et ei ole mingi fututeema, ei ole midagi sellist, mida peaks kartma ja täiesti reaalne, olemasolev reaalsete näidetega. Ma ütlen, kui aeg oleks rohkem, ma võiks teile siin rääkida nende 11 aastaga kogunenud näiteid tunde. Nii neid, mis on lõppenud hästi, kui neid, mis ei ole nii hästi lõppenud. Lõpetuseks siin paar muud lahendust ka, mille eesmärk on jälle täpselt sama, et nad püüavad aidata siis üldjuhul eakal või unustama kippuval inimesel oma kodus hakkama saada, elada iseseisvalt. Automaatne ravimide saater on selline väikene UFO, sisse käib 28 lahtrit, kuhu on võimalik panna õhukäes hoitavaid ravimeid ja kui tuleb õige aeg kätte, siis ta piiksub ja vilgub seni, kuni see ravim sealt käele või taldrikule potsatatakse, kas see nüüd sisse võetakse. Seda see aparaat nüüd enam ei tea, aga üldjuhul ikkagi nii-öelda heatahtlik inimene, kes ei väldi ravimite võtmist, aga kipub seda unustama, saab sellest kasu ja ehk siis võimalikult minimeerib seda, et ravimite võtmine ära unustatakse, välistab üledoseerimise, et selle saab ka kinni keerata, et ta sealt kõiki tablette korraga kätte ei saa. Igatepidi on ta lihtsustamas pereliikmete hooldajate tööd ja jällegi siis vähendab asjatuid helistamised, ema, kas sa juba võtsid selle sinise tableti ära? Ma ei tea, ma pean vaatama, et on need tikutopsid või on need nii-öelda tavalised need karbikesed, kus need on, või alustassid, me oleme näinud igasuguseid nii-öelda väga lihtsaid lahendusi, mida inimesed kasutavad, aga kui mälu pole enam päris see, siis mul enda vanematega just tundub, et tuleb see kasutusele võtta, et oli ka juba juhtum, et pole päris kindel, kas tänased tabletid on endal võetud või siis abikaasale ka antud. Ja jälle siis võimaldab võimalikult kaua iseseisvalt oma kodus ja iseseisvalt hakkama saada ja väärikalt oma kodus vananeda. Lõpetuseks siin veel üks ka eakatele lastele ja igasugustele unustajatele mõeldud lahendused, pliidivalvur. See skeem on siis selline, et see pliidivalvur pannakse elektritoite ja pliidi vahele ja ta kontrollib siis pliidi kohal olevat temperatuuri või elektriahju kohal olevat temperatuuri ja mõõdab siis ka sisselülitamise lubatud aega, et seda saab määrata seal, tänapäeval saab seda juba äpist juhtida ja neid juhtmed on oluliselt vähem kui seal vanemal skeemil. Ja mis ta siis teeb? Jällegi välistab siis pliidi lihtsalt sisse unustamise, et me teame siin Pärnust, võin jälle rääkida ühe keskealise proua, kes oma tarmuka ema kohta ütles seda, et ta ei jõua iga aasta neid potte panne nii palju osta, et ema paneb poti tulele, läheb teise tuppa, hakkab selle kuduma või heegeldama või teeb mingeid muid tegevusi, unustab selle ära ja siis on häda kui palju. Et hoiab siis ära tulekahju, inimelude ja ka vara hävimise, jällegi meelerahu perekonnale ja kõigile, kes temast hoolivad, et ei pea kogu aeg mõtlema, et ega ta nüüd jälle seda maja pole põlema pannud või kööki. Ja taaskord jälle iseseisev, pikem, turvalisem elu oma kodus. Ma loodan, et ma olen ajas. Ja loodan, et saan puldi üle anda siin innukamale ja
tarmukamale sessiooni lõpetajale Reinule. Aga Aitäh! suur aitäh, Paavo Ala, kohe läheme edasi. Kuule, kes vajutas nuppu, punast nuppu? Tõstke käsi, kes ta vajutas? Väga hea. Paar tükke on, ma ütlesin minu ja Rakverest pärit Jüri Mutika vahe oleks see, et ta vajutaks ja siis küsiks, mis teha.